Joosep, ma küsin kõigepealt sinult, et kuidas teil õnnestus kartuuniga endale kampa meelditada Kristel Aaslaid? Sõpradega tehakse ikka toredaid asju ja kellega siis veel toredaid asju koos teha, kui mitte parimate sõpradega. No Kristel, kui nad tegid sulle pakkumise nendega lugu teha, siis kas mõtlesid ka natuke või ütlesid kohe? No tegelikult see oli suht selline, nii poisid, me nüüd teeme loo. See oli selline vastastik kriisi moment, sinu valinud ma ja kõik olid nagu nõus sellega. Oli vist. Midagi oli noh. No millest see lugu räägib? Surematusest. Selle loo põhimõte või see, millest see lugu üldse algas, mis kuidagimoodi loo tegemise käigus natukene siia-sinna valgus oli see, et mõnikord mõned tunded on see on nii klišee ja see on kuidagi hästi siuke, see on nii tiib, aga mõned tunded tekitavad sinus surematuse tunnet. Olgu siis heas või halvas, aga sul on selline tunne, et see teeb sinust surematu olevuse. No teid eriti palju laval näha ei olnud, seal oli selline multikamaailm, vähemalt see, mis siin telepildi vaheldusel meie nägime ja mida siis inimesed järgmine laupäev näevad, et kust selline idee? Võt see on selline värk, et kui DJ maailm on selline, mis saab reaalselt toimida ainult kas ööklubis või festivalil, kus sul on publik on ees, aga ühte laulu esitada DJ-na sellises kontekstis, nagu seda on näiteks Eesti Laul, see on lihtsalt tobe. Ja samamoodi nagu me Terevisioonis tegime selle loo, et nagu DJ-d oleks tulnud sinna taha play-nuppu korra vajutanud, et DJ töö ei ole ühe tausta mängima panemine, vaid see on õhtu sisustamine 2-7 tundi lugusi vahetades ja emotsiooni üleval hoides, et sellepärast me leidsimegi sellise lahenduse. Kes selle tehnilise lahenduse autor on või kui kaua üldse selle tegemine aega võttis? Frost FX, selline ettevõtte Eestis. Nad on oma ala parimad ja ei tahaks üldse reeta, et mis siin toimuma hakkab, et eks inimesed saavad näha ja ise otsustada, kuidas aga need inimesed, kes aitasid meid nendele suur aitäh. Ja, et see on haige. See on haige, jah. Heas mõttes ikka. Ja, loomulikult. No kui te tulite Eesti Laulu tiimi juurde selle jutuga, et meil on nüüd selline asi, kas nad siis mõtlesid, et vau, mis see nüüd on, või nad ütlesid, et et ülivinge? Ja, et ülivinge. Et pigem ei saanud omad inimesed aru, et mis asja ma jahun, et mis kamm see on, aga ei, lõpptulemus on, mina olen rahul. No Kristel, sa enne mainisid, et sa oled tibatõbine. Jah, see väike kevadisus, mis meil siin Eestimaa pinnal mõned hetked meie õlgadele laskus, võttis mu kurgust võimust ja otsustas mulle ikka enne niisugust suurt hetke ikka korralikult närvikõdi pakkuda, mitte ainult mulle, vaid ka kogu tiimile. Ja mis ma oskan öelda, elu on ikka seiklus. No teil läks igatahes väga hästi ja ma loodan, et finaalikoht, ma olen sellest täiesti veendunud, et finaalikoht on teie. Edu teile! Aitäh! Aitäh!